Meie vaimne tervis on meie suurim vara, millega peaks teadlikult tegelema iga inimene. Vaimse tervise probleemid ei ole ainult need, millest räägitakse psühhiaatriahaiglas, vaid tegelikult algab tegelemine vaimse tervise kallal juba kodus, argipäevas. Tihti aga ei oska me oma muresid tähelegi panna, enne kui on juba hilja. Õnneks aga on tänapäeval võimalik ka kodust välja astumata leida abi. See on Guido lugu. Nähed, meil on selline moodne elukorraldus. Naine käib tööl, mina olen lastega kodus. Aga kuna ma olen elukutselt vabakutseline copywriter, siis ma saan oma tööd teha kodus arvuti taga. Aga ega ta lihtne ei ole, eriti praegu, kui lasteajad on pikalt suletud olnud selle eriolukorra tõttu. Ja Taivo, Toivo ja Tuigo on kodus minuga. Peab oskama ennast aidata. Peab püüdma otsida seda rahu. Kuulge, kas te korraks saaksid äkki vait olla, kui issi räägib praegu onuga? Me oleme rääkinud sellest nädal aega tagasi. Ja ei haugu praegu vastu. Kus nüüd? Arusaadav. Elu 3 lapsega, kes vajavad väga palju tähelepanu ja hoolt, on ju tegelikult meie kehale väga stressirohke. Vägagi stressirohke. Aga kuidas siis ikkagi sellises olukorras abi leida? No mul on paljud tuttavad ja nii minu kui naise vanemad soovitanud minna psühholoogi juurde. Ja naine otsib igapäevaselt psühhiaatrit. Mina ei tea, ega tegelikult ei ole asja, mille kohta internet ei teaks vastust. Vabandust, kas ikka on nii? Jaa. Kui naine näiteks peaks... On. Üks hetk, ma korra lähen vaatan, mis nad teevad. Taivo issi armastab sind. Taivo issi armastab sind. Tuigo issi armastab sind. Kas issi nutab palju? Väga palju. Kas te lohutate ka isa? Lohutate issit? Ei. Aga issi teid lohutab? Ei. Kas issi vahel ka karjub teie peale? On teil ette tulnud ka, et te teete lahti raputamismänge? Stressi äraandmismänge? Ei. Ja kas teile pigem meeldib, et issi on kodus või et issi on tööl? Tööl. Mida selle peale kosta? Elu on nagu ta on. Meie vaimne tervis vajab hoolt. Ja alati ei piisa ainult internetist, et abi leida. Mida siis teha? Õpime abi otsima ja abivajajaid leidma. Nähtamatust nähtavaks lõpetab. Kohtume juba õige pea.